No nii, shallow. Täna jälle pühapäevapühitsus Piret Fire Fairy'ga ja seekord jätkame uskumuste teemaga. Ja täna läheme siis juuruskumuste juurde. Et uskumuste muutmise kohta me juba tegime ja tänaseks tõlkisin Tiir Svaani video juuruskumuste kohta. Et kui sa mind esimest korda vaatad, siis mina olen Tiir Svaani fänn ja kuna tema ingliskeelsed videod on suhteliselt raskesti arusaadavad, kui su inglise keel ei ole väga hea, siis ma olen hakanud neid tõlkima eesti keelde iseenda jaoks ka, sellepärast et õudselt hea on vaadata asju üle oma keeles, isegi kui ma inglise keeles saan aru, et ikkagi on hea eesti keeles nagu üle vaadata neid asju ja uuesti teha. Ja kui ma neid ise teen, siis mul on veel eriti hästi jäävad meelde. Nii, tšau, vist on Birgit. On nii vä? Ütle tere, küsi oma number 1–59 vist on. Ma võtan esimese meile siia kõigile. Elus on hetki, kus on võimalik kas uppuda või ujuma õppida. Kedi, tšau, Kedi. Mõnikord on inimesed üllatunud nähes, kui hästi nad ujuda oskavad. Selle saatis mulle Ulbi. Et minu meelest. Mul ei ole seda siin kirjas, tavaliselt ma kirjutan, aga jah. Tšau. Küsige oma numbrid 1–59 vist jah. Ja kui soovite inglise keeles, siis mul on inglise keeles on 129. Et siis ma ütlen inglise keeles ja tõlgin eesti keelt. Nii, 27. Aga siis, kui soovid inglise keeles, siis kirjuta sinna IK või inglise keeles või midagi. 27 on see, kui mul oleks 1 000 000 eurot. Hingame seda korraks sisse. Meil on 1 000 000 eurot. Kuidas sa seda näed? Sa näed seda oma pangaarve peal? Ma endale tegin muide screenshoti, tegin oma pangast ja siis ma muutsin selle numbri seal ära. Panin sinna suurema numbri, et nagu harjutada ennast suuremate numbritega. Nii, 18 Birgitile. Birgit küsib kõigile, kuidas sa saaksid rohkem lubamises olla? Iseendaga ja Kristel jõudis ka. Aitäh, nutsik. Ja Birgit küsib inglise keelest 57. Ma annan Kristelile 31 ja siis võtan selle inglise keelse. Nii, 31. James Brown. Kui sa esimese korraga pihta ei saa, siis astu samm tagasi ja proovi uuesti. Et jah, ärme heitume, et ikka tuleb uuesti proovida kõiki asju. Nii, 57 inglise keeles vaatame, mis siit tuleb. We do not attract what we want, but what we are, ütles James Allen, et me ei tõmba endale ligi seda, mida me tahame, vaid seda, mis me oleme. See on ju see meie energiajoonduste mõte ongi see, et me omastame selle energia, me oleme see energia, mis me tahame endale tõmmata. Tšau, Anne! Number 37. Nii tore, et te kõik kohe kohal olete siin. 37. See on sellest vägivallatu suhtlemise raamatust. Ma muide mõtlesin, mul on siin 2 raamatut, mida ma tahan hakata lugema. Et üsimine on see. Ja ma mõtlesin, et äkki ma hakkan neid energiatega loomise töötoas lugema, sest see on nagu nii kuidas ütled? Vaika? Ei ole meeles. Anyway, ma ütlen sulle selle ära. Teistele antavad hinnangud on meie enda rahuldamata vajaduste muundunud väljendused. Mäletate, ma kunagi selles meie tasuliseks grupis seda lugesin. Aga ma isegi ei suutnud leida neid kõiki sealt üles. Ma hakkasin seda kirja panema nagu tegema nagu nimekirja, et kõik saaks järjest, aga ma ei leidnud neid kõiki üles. Mõtlesin, hakkaks lihtsalt uuesti ja loeks näiteks energiatega mängimise töötoas. Kuidas tundub, kas oleks hea mõte? Ja siis mul on teine raamat, mis on inglise keeles ja ma veel ei tea, kas ma saan seda, kui lihtne oleks seda eesti keelde tõlkida. See on õudselt hea raamat naistele. Kuidas meestega suhelda põhimõtteliselt. The Queen's Code, kes on kunagi kuulnud sellest või kes teab seda raamatut. Mina leidsin selle tänu ühele omal sõbrannale siin, kes nüüd on juba Mehhikos. Janet oli tema nimi, tema andis mulle seda lugeda ja mul oli, issand, kui hea raamat. Appi, kui hea raamat. Et nagu ma hakkasin seda inglise keeles lugema, ma isegi tegin tegelikult inglisekeelse grupi Let's Read. Ja ma hakkasin seda seal lugema, aga siis see jäi ka vajaka. jäi nagu ära.
aga mõtlesin jah, et kui on huvi, et mis te arvate, et kuidas see mõte tundub, et hakata neid raamatuid lugema, näiteks siis seda vägivalda suhtlemise raamatut uuesti ja siis rohkem jah, avalikumalt selles energiatega mängimise töötoas. Ja siis Queen's Code on teine, et andke mulle teada, kui olete üldse kuulnud sellest või mis tunne on, et kas võiks sihukest asja tegema hakata. Nii, aga siis täna jah, et täna tõlgin jälle Teal Swani ja Teal Swan, kes veel ei tea, kui sa ütleme nii, et kes sa tuled siia vaatama, satud selle video peale. Teal Swan on rahvusvaheline spirituaalne õpetaja, autor ja esineja, keda tuntakse sügavate ja otsekoheste õpetuste poolest. Enese tervendamise, alateadvuse, varjutöö ja sisemise transformatsiooni teemadel. Õudsed mulle meeldivad videod, siis on tõesti sügavad. Ta aitab inimestel mõista oma emotsioone, tervendada lapsepõlvetraumasid ja muuta piiravaid uskumusi, et luua teadlikum ja õnnelikum elu. Tema videod ja raamatud on inspireerinud miljoneid inimesi üle maailma. Mind kaasa arvatud. Niisiis selles videos räägib Teal Swan juuruskumustest, alateadlikest mõttemustritest, mis kujundavad meie elu, suhteid ja enesetunnet. Sa õpid, kuidas neid sügavaid uskumusi ära tunda, läbi küsimuste lahti harutada ja samm-sammult muuta. Video toob näiteid, selgitab varjutöö seost juuruskumustega ning jagab praktilisi meetodeid, kuidas piiravad uskumused asendada uute ja toetavatega. Ja mul on nagu ikka seesama käsikiri, selle ma avaldan ka, et ma ise näiteks vaatasin ühte eelmist videot niimoodi järgi, et ma ei vaadanudki videot, vaid ma läksingi otsisin selle käsikirja üles ja väga lihtsalt ja kiirelt leiab üles nagu need asjad, mida tahad sealt. Et väga soovitan seda käsikirja ka nagu lugeda. Et kui ei saa toetada mind sellega, siis ei ole hullu, et nagu kasutage ikka neid asju. Nii, hakkame siis vaikselt pihta ka. Me oleme loojad. Me oleme avardumine sellest, mida me nimetame jumalaks või algallikaks. Sellisena loome me oma kollektiivset reaalsust ning ka oma elu nende mõtetega, mida me igal üksikul päeval mõtleme. Inglise keel on natukene kohmakas. See, kuidas ta seda otsene tõlge, eks ole. Et nagu mida me mõtleme iga päev, need mõtted, mida me mõtleme iga päev, sellega me loome oma reaalsust. Isegi kui sa ei usu, et sinu mõtted sõna otseses mõttes põimivad meie reaalsuse kangast, on vaieldamatu, et mõtted, mida me mõtleme, määravad otsused, mida me teeme, eks ole. Ja otsused, mida me teeme, määravad kogu meie elu kulgemise. Seega on lihtne näha, kuidas õnneliku elu elamine tõesti sõltub nende mõtete ja uskumuste leidmisest, mis on valulikud ja nende muutmisest. See oli kuulda, mootorratas läks mööda. Nii, uskumuste liigid. On uskumusi, mida võiksime nimetada pinnapealseteks uskumusteks. Uskumused nagu mustanahalised on vihased. Lapsed peaksid oma tuba koristama. Ma pean oma töökohta hoidma või naised on ebausaldusväärsed. Need on kõik pinnapealsed uskumused. Sellised mõtted on nagu puuoksad. Igaüks neist on sügavama juuruskumuse kõrval saadus. Juuruskumus on nagu puujuur. Juuruskumused on selle elu, mida me elame, ehituskivid. Need on allikas, millest kõik välja kasvab. Ja mis kõige tähtsam, nad on täpne allikas sellele, kuidas me näeme iseennast ja kuidas me näeme universumit, milles me elame. Juuruskumused on ühtaegu nii rõõmu kui ka kannatuse juur meie elus. Make sense'i, eks ole. Mõned näited juuruskumustest on: ma olen armastamatu, mind ei olegi võimalik armastada. Ma saan haiget, kui ma kellelegi liiga lähedale lähen. Või elul ei ole mõtet. Juuruskumused võivad olla positiivsed või negatiivsed, aga tänases videos keskendun ma negatiivsetele juuruskumustele, sest need on need, mis meie jaoks ei tööta. Nii, oota vahepeal lonksu vett. Nii, kuidas on siiamaani? Kas make sense'i? Kas tundub, et on tõesti nii, nagu Teal seda ütleb? Mul on selle pudeli peal lausa 3 kleepsu. Siin on mu küllus. Siin on mu see
What else is possible now that has never been possible before? Ehk siis, mis on nüüd võimalik, mis ei ole enne kunagi olnud võimalik. Ja kõik laabub alati. Everything is always working out for me. Niimoodi naamoodi. Juuruskumused on enamasti alateadlikud. Need on lapsepõlves kogetud sügavalt puudutavate kogemuste tulemus. Nad ei teki lambist. Kõige sagedamini on juuruskumused korduvate sarnaste kogemuste tulemus. Kui me kogeme neid asju ja saame nende kogemuste tagajärjel teatud juuruskumused, siis muutuvad need paindumatuteks ja väga-väga sügavalt juurdunuks. Selle tulemusena kipume me ignoreerima kõike, mis neid uskumusi kehtetuks muudaks, pöörates samal ajal tähelepanu asjadele, mis neid kinnitab. Seega saame rohkem tõestust, seega usume seda rohkem. Seega saame rohkem tõestust ja tänu sellele usume seda rohkem. See on lõputu tsükkel, kuni see konkreetne uskumus sõna otseses mõttes ongi aluseks elule, mida me elame. Kui jutt on juuruskumustest, siis need on mõtted, mida me oleme mõelnud nii sageli, et meie alateadvus on need nüüd üle võtnud. Et me enam ei mõtle neid teadlikult, vaid alateadlikult. Kuna need on osa alateadvusest, siis ei ole me neist enam teadlikud. Need saavad osaks meie varjust. See ongi põhjus, miks juuruskumuste leidmine ja muutmine on suur osa varjutööst. Kui sa tahad rohkem mõista, mis on varjutöö, siis vaatad videot, mis ma olen juba ka ära tõlkinud. Varjutöö, Thiel Svaani õpetused. Kus me oleme praegu omadega? Pärast pean üle vaatama, mis ma panen YouTube ja ma panen selle koha peale nagu ekraani peale selle lingi ka, et saab kohe minna sealt. Nii, kuidas juuruskumustest teadlikuks saada? Selleks, et oma juuruskumusi leida, pead sa olema teadlik asjadest, mis sind ärritavad. Nii lihtne see ongi. Või teadlik faktist, et sa oled ärritunud. Kui sa avastad, et oled ärritunud, siis on juhtunud see, et universum on seadnud sind olukorda, kus sa saad teada midagi, mis oli alateadvuses peidus. Ja nüüd ta ütleb, see inglise keeles on see upset. Upset on nagu ärritunud või nagu ärritunud. Ja et nagu universe is setting you up, et universum nagu upset, set up, et nagu see on see sõnade mäng. See eesti keeles ei tööta, aga kes inglise keelest aru saab, siis saab aru. Kui me leiame end ärritunult, siis on meil ideaalne võimalus oma juuruskumusi leida. Seega, kui sa avastad end ärritunul, on sul vaja märgata, mis see täpselt on, mis sind ärritab. Ja siis sul on vaja sellega istuda ning teadlikult alustada protsessi, kus sa aktiivselt ja teadlikult küsitled oma ärritust väga spetsiifilisel viisil, et koorida mõtted välja kuni kõige sügavama juurmõtteni, mis sinu elus valu põhjustab. Me teeme seda 2 konkreetse küsimusega. Need 2 küsimust on, kui see on 100% tõsi, miks see nii halb on? Ja number 2, mida see minu jaoks tähendab või mida see minu kohta tähendab? Mäletate, see tuli ka seal tähenduse videos üles ja kuskil ma vaatasin just hiljuti ühte teist tema videot, kus oli ka samad küsimused, et mida see minu jaoks tähendab ja mida see minu jaoks ja minu kohta tähendab. Üks teine protsess, need küsimused on väga head. Oletame, et sa märkad, et muutud ärritunuks, sest jõuad koju ja maja on täiesti segamini. No, et sul on pere, eks ole, sa ei elä üksi. Sa alustad kõige pinnapealsemast mõttest, mille leiad. Sel juhul on see hinnang. Maja on sassis. Eks? See on see ka, et nagu sa vaatad objektiivselt seda olukorda. Nii, ma olen kirja pannud ühe näite juuruskumuse leidmise sessioonist, mille ma sulle nüüd ette loen ja see ongi selle maja on sassis sessiooni tulemus. Loen selle sulle nüüd ette. Oletame, et leiame, et maja on sassis ja see on sinu väide, maja on sassis. Siis küsid see küsimuse. Kui see on 100% tõsi, miks see nii halb on? Ja või mida see minu jaoks tähendab või mida see minu kohta tähendab?
vastus võib olla, ma elan Sigalas, seapesas. Okei, ma elan Sigalas. Kui see on 100% tõsi, miks see nii halb on? Ja või mida see minu jaoks tähendab või mida see minu kohta tähendab? Vastus võib olla, see tähendab, et keegi ei austa minu kodu. Okei, keegi ei austa minu kodu, kui see on 100% tõsi, miks see nii halb on? Ja või mida see minu jaoks tähendab või minu kohta? Vastus võib olla, kedagi ei huvita, kuidas ma end tunnen. Vaata, hakkab juba sügavamale minema, eks? Kui see on 100% tõsi, miks see nii halb on ja või mida see minu jaoks tähendab või minu kohta tähendab? Vastus võib olla, on paratamatu. Inimesed teevad mulle haiget. Kui see on 100% tõsi, siis miks see nii halb on ja või mida see minu jaoks tähendab või minu kohta tähendab? Vastus võib olla, kannatus on elu eesmärk. Kui see on 100% tõsi, miks see nii halb on ja või mida see minu jaoks tähendab või minu kohta tähendab? Elu on karistus. Kui see on 100% tõsi, miks see nii halb on ja mida see minu jaoks tähendab või minu kohta tähendab? Vastus võib olla, see tähendab, et ma olen halb. Kui see on 100% tõsi, siis miks see nii halb on ja või mida see minu jaoks tähendab või minu kohta tähendab? Vastus võib olla, mind ei armastata. Kui see on 100% tõsi, miks see nii halb on ja või mida see minu jaoks tähendab või mida minu kohta tähendab? Vastus, ma olen täiesti üksi. Ma olen täiesti üksi on juuruskumus selles konkreetses stsenaariumis. Mis on irooniline, on see, et inimene, kes sellesse stsenaariumi koju tuli ja nägi, et tema maja on segamini, koges tegelikult koheselt selle uskumuse käivitumist. Ma olen üksi. Ta ei osanud seda sõnastada, aga alateadvusest tuli see uskumus üles. Nii et kõige sügavam juuruskumus seostub otseselt esimese väitega, kui maja on segamini, siis ma olen üksi. Seedime seda mõnda aega. Kuidas tundub? Kas on keegi midagi taolist protsessi juba teinud ka? Oled sa läinud nagu niimoodi edasi, sügavamale? Nii. Õigustused. Nüüd, kui sa oled juuruskumuse leidmise protsessis, siis pead sa olema ettevaatlik õigustuste suhtes. Õigustused on omamoodi pääsetee, et me ei peaks oma varju nägema. Näide õigustusest oleks midagi sellist. Maja on segamini, miks see nii halb peaks olema, sest see paneb mind tundma, et inimestele ei lähe korda. Miks see nii halb on? Sest inimestele peaks korda minema. Vastasel juhul ei saa ma end hästi tunda. See on pääsetee, see on õigustus. Kui tegelik vastus võiks olla midagi sellist, kui neile ei lähe korda, siis ma olen täiesti üksi. Nii et meil on kalduvus eriti siis, kui me oleme kõige sügavama juuruskumuse lävel, viimasel hetkel pöörata õigustuse poole. Miks eelmine mõte oli tõsi selle asemel, et vaadata, miks see tegelikult meid hirmutab, miks see tegelikult nii halb on. Et see ongi see, meil eestlastel on ka see hästi see, nagu pöörame pilgu, pöörame vastu, nagu vaatame, kritiseerime välist selle asemel, et tegelikult vaadata, mis on nii hirmus meie jaoks selles situatsioonis. Tšau Mirjam, näen su numbrit. Reklaamipausi ajal ütleme. Võib rohkem numbreid ka küsida jälle inglise keeles ka, ja. Et siis reklaamipausi ajal saab rohkem numbreid öelda. Kes on juba küsinud, küsige uuesti. Nii siis, millal seda protsessi kasutada? Sa saad seda küsimuste esitamise protsessi rakendada ükskõik millisele mõttele või hinnangule, mis sul võib olla. Ja usu mind, sa oled üllatunud, kui saad teada, millised mõned sinu juuruskumused tegelikult on. Oluline on mõista, et mõne hinnangu puhul, kui alustad seda juuruskumuse protsessi, võid sa leida mitu juuruskumust. Sul võib olla keeruline samastuda mõne juuruskumusega, sest see on nii kaugel alateadvuses. Kui sa näed seda teadlikult, võib see tunduda täiesti naeruväärne. Ja samas võib olla mõni konkreetse uskumuse nägemine, võib mõne konkreetse uskumuse nägemine tekitada sulle tunde, et sa vajud põlvili, sest see puudutab sind nii sügavalt ja see on nii uskumatult tõene sinu olemuse kõige sügavamal tasandil. Ja see on väga hea, kui me need üles leiame.
mõne sellise juuruskumuse harjutuse käigus leiad sa mitu uskumust, selgeid väiteid oma elu või iseenda kohta. Mida sa tahad teha? On töötada kõigi nende uskumustega, mitte ainult sügava või põhjusliku uskumusega. Selle, mis paneb sind tundma, ma võiksin siin peatuda, sest kui ma seda edasi küsin, läheb see lihtsalt lõputusse ringi. Nagu jääb lihtsalt luupima, no samasse jääb ringi. Näiteks ülaltoodud stsenaariumis, mille ma sulle andsin, tuleb uurida mõtet, kedagi ei huvita, kuidas ma end tunnen, sest see ei ole objektiivne, eks ole, see on pigem minu hinnang. Ja ka mõtet, ma olen halb. Neid mõtteid tuleb uurida. Kui me leiame juuruskumuse, mis põhjustab meie ärritust või minu uskumust, mis sellele kaasa aitavalt, saame neid küsitlema hakata. Ja siis samamoodi neid, eks ole. Nii, teeme reklaamipausi vahepeal ja siis lähemegi uskumuste küsitlemise juurde. Nii, ma näen ainult 2 uut numbrit praegu Mirjamilt. 18 ja 36. Kas mõlemad on eestikeelsed? Küsige veel numbreid. Nii, 18 on. See juba korra oli ka, kuidas sa saaksid rohkem lubamises olla iseendaga. See on see eelmise nädala teemast. Kuidas ma saaksin seda olemist siin praegu 5% rohkem nautida? On ju? Kas keegi teeb seda? On hakanud keegi seda tegema peale minu videot? Nii, Kedi küsis ka number 21 inglise keeles. Aitäh. Nii, ja Mirjam küsis 36. Võtan lihtsalt 36. Kõige olulisem asi, mida saame oma lähedastele kinkida, on meie aeg. Nii, ja 21 inglise keeles. Aitäh, Kedi. If the world were perfect, it wouldn't be. See on Yogi Berralt, et kui maailm oleks ideaalne, siis seda ei olekski olemas. Mulle nii meeldivad need Yogi Berra. See teine on tal see. If you come to a fork on the road, take it. Et kui sa jõuad teelahkmele, mine. Lihtsalt mine. Vali üks suund ja mine. Nii. Okei, lähme edasi. Ja kui nüüd veel tuleb neid numbreid, siis järgmise reklaamipausi ajal ütleme. Niimoodi. Uskumuste küsitlemine. Minu lemmikprotsess uskumuste küsitlemiseks on leiutatud tegelikult Byron Katie poolt. See on protsess nimega The Work, töö. Ma väga soovitan sul selle protsessiga tutvuda ja rakendada seda oma juuruskumustele. Kui ma selle kunagi ka teen videoks, siis ma panen siia selle lingi. Praegu ma veel ei ole seda teinud. Nii, siis saad sa hakata neid uskumusi muutma. Et õppida, kuidas uskumust muuta, vaata minu videot pealkirjaga How to change your beliefs. Selle me juba tegime paar nädalat tagasi ära. Uskumuste muutmine täitsa olemas. Nii, siis meil on vaja hakata teadlikult neid uskumusi vaidlustama ja otsima tõendeid selle kohta, et need ei ole tõesed. Samuti peame kasutama neid juuruskumusi, et määrata, mida me pigem usuksime. Ehk siis, kui me juuruskumus on, ma olen üksi, kui ma ajan segamini, mida me pigem usuksime. Kui sa oled leidnud juuruskumuse, küsi endalt, mida ma pigem usuksin, ja hakka otsima tõendeid selle kohta, et see uus uskumus on tõsi. Et kõigepealt sa teed selle protsessi, mis on seal uskumuste muutmise, selles emotsionaalne liim ja kõik need lauajalad ja kõik need tuleb ära teha. Ja siis, et kuidas? Ja siis hakkad otsima tõendeid selle kohta, et see on tõsi. Loe ja vaata ning otsi välja kõik materjalid, mis seda uut uskumust toetavad. Ning oma igapäevaelus küsi endalt, mida ma praegu teeksin, kui ma usuksin seda uut uskumust kogu südamest. Ja siis tee neid asju. Et ära lihtsalt küsi ja siis jäta see tegemata, vaid tee neid asju. Nii nagu see, mida see, kes ennast armastab, teeks, see küsimus. Et siis tuleb ka tegutseda vastavalt sellele, mis meil süda ütleb. Niimoodi. Piisava keskendumisega manifesteerid sa üha rohkem tõendeid selle kohta, et uus uskumus on tõsi
ja see uskumus muutub järjest tugevamaks, kuni see on täielikult asendanud vana juuruskumuse. Vot nii. Enamik meist võitleb aastaid uskumustega, mis on sügavalt meie sees juurdunud. Me teeme kõike, mis võimalik, et neile vastu suruda ja püüda nende kiust edukad olla. Kuid tegelikult on vaja vaid maha istuda, saada teadlikuks nendest konkreetsetest juuruskumustest, küsitleda, kuidas me neid näeme ja neid muuta. Ahah, Katie Work tuli meelde, Byron Katie. Niimoodi, jah, see võtab natuke aega, aga vaata seda nii. Me oleme valinud veeta kuid või aastaid oma elust, tehes kõik, et proovida liikuda vastupidises suunas nende uskumustega ja olla selles mõõdukalt edukas, kui üldse edukas. See on nagu ankrust kinni hoidmine, samal ajal kui püüad allavoolu aerutada. Või võime võtta tunnikese või paar oma ajast, keskenduda oma konkreetsele juuruskumusele ja see asendada. Nii et see ei looks enam meie elus väljakutseid. Ilusat nädalat. Nii, 14 veel küsib Keti, kas keegi küsib veel mõned numbrid? Enne kui hakkame meditatsiooni osaga pihta. 14. Ole see muutus, mida soovid maailmas näha. Mahatma Gandhi. Et ta ütles seda tegelikult natuke pikemalt, aga siis inimesed panid ta sellesse lühikesse vormi. Et oleme see muutus, mida me soovime siin maailmas näha. Ja mida rohkem inimesi on see muutus, mida me soovime siin maailmas näha, siis mis veel saab võimalikuks, mis ei ole enne olnud võimalik. Mõtlen veel siit midagi veel. Naerata, see on võti, mis sobib kõigi südamete lukkudesse. Okei, hakkame pihta siis ka. Nii. Võtan telefoni kätte. Ja lähen jälle sinna. Mis mul siin on? Näitan teile vaadet. Seda ilusat imelist vaadet siin. Naabrid jälle räägivad kõvasti. Leia omale mugav asend kuskil, kus on mõnus, rahulik omaette olemine. Kus keegi sind ei sega, kus sa saad olla mõned minutid omaette. Ja hakkame hingama mõnusalt ja pehmelt sisse ja välja. Paneme silmad kinni. Iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Okei. Tuppa minema. Kisab seal. Nii. Iga kord välja hingetas lõdvestame aina sügavamalt ja sügavamalt. Tunneme, kuidas me nagu sulame selle asja sisse, mille peal me oleme, kas tool või voodi või diivan. Ja laseme selle lõdvestumisel juhtuda. Oleme iseenda kehaga siin selles lõdvestumises kohal. Iga kord välja hingates lõdvestume aina sügavamalt. Kujutate, kuidas meie jalataldades kasvavad juured maa südamesse. Ema oma armastavasse südamesse. Kes võtab meie juured vastu aktsepteerimisega, valideerimisega, suure armastusega. Kes on alati meie jaoks olemas siin, kelle armastus on alati kättesaadav.
ja lubame omal juurtel jõuda tema südamesse, tema keskusesse, tema armastuse keskusesse. ja lubame selle armastusel tema südamest jõuda tagasi enda südamesse läbi oma juurte. ja las see ujutab, see armastus ujutab üle kogu meie energiakeha. kogu meie füüsiline keha saab armastusest üle ujutatud. mis tunne see on? lubame endal seda tunda. samamoodi meie emotsionaalne keha ja mentaalne keha. tunneme, kuidas armastus voolab läbi meie sisse, ringleb meie sees ja taaskord välja. nii et kõik meie ümber saavad sellest armastusest osa. aitäh, 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 aitäh. aitäh, emamaa, et sa oled siin meie jaoks olemas. ja aitäh armastusele, et ta on olemas. armastus on kõige rohkem soovitud kogemus. ilma armastuseta ei jääks mitte ükski meist ellu. me soovime olla armastatud ja me oleme armastatud. me ei saa kunagi olla ära lõigatud armastusest. võtame selle teadlikkuse omaks, lubame endal seda teadlikkust tunda. aitäh, 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 aitäh. ja avame ka oma kroončakra ja võtame vastu ühenduse oma kõrgema minaga. ühenduse kõrgema teadlikkusega. kuidas see siis on? kui ma võtan vastu ühenduse kõige kõrgema teadlikkusega. ja ma luban endal selles ühenduses olla. ma luban endal seda tunda. ma luban endal seda vastu võtta. ma luban endal valida teadlikkust igal momendil. ja eriti nendel momentidel, kus ma võin teha läbi protsessi, kuidas oma uskumusi küsitleda, kuidas leida oma juuruskumus ja see siis asendada millegagi, mis on minu jaoks panustavam. mul on kogu universumi toetus, sest kogu universum soovib mulle panustada, sest kogu universum soovib avardumist. ja iga kord, kui ma valin avardumise, soovib kogu universum mind selles protsessis toetada. aitäh, 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 aitäh.
mina olen oma elu looja. Ma loon iga oma mõttega. Ma loon iga oma uskumusega. Ja ma saan oma uskumusi muuta. Ma võtan vastu selle teadlikkuse, et mina olen vägi. Mul on vägi. Mina olen vägi. Ma saan alati kõike muuta läbi oma valiku. Mida ma valin nüüd? Ma olen valmis tegema muudatusi, mis toetavad minu uskumuste muutmist. Ma võtan vastutuse oma uskumuste muutmise eest. See on minu teha. Ja mul on kogu universumi toetus. Kui soovin, võin kutsuda enda ümber ka teisi toetajaid, kelle energia on minu jaoks panustav. Need võivad olla meie hingejuhid, võivad olla inglid, võivad olla tõusnud meistrid, võivad olla ka inimesed sellest reaalsusest ja mitte ainult inimesed. Mis iganes energia on sinu jaoks toetav, võid alati seda kutsuda enda ümber, kui tunned, et seda vajad. Kui keegi, kes sind inspireerib, kui tunned, et keegi sind inspireerib, siis tema võib olla üks nendest toetajatest. Olen järjest enesekindlam, et mul on vägi muuta kõike, mida soovin. Luban endal olla järjest enesekindlam, et mul on vägi muuta kõike, mida ma soovin. Luban endal vastu võtta teadlikkuse, et mina olen vägi. Mina olen vägi. Ma loon oma mõtetega, oma sõnadega ja oma tegudega. Mida ma nüüd valin?
Jääme veel mõneks minutiks siia sellesse mõnusasse avardunud olemisse. Ja nüüd, kui oled valmis, ütleme suure aitäh Emale Maa, tema igavese armastuse eest, tema transformeeruva väe eest, tema kohalolu eest ja tõmbame vaikselt rahulikult omas tempos juured tema südamest tagasi. Omas tempos. Ja võid ka öelda aitäh kõikidele toetajatele enda ümber, keda sa siia kutsusid. Ja kui soovid, võid lasta nad nüüd vabaks. Ütleme aitäh oma kõrgemale teadlikkusele, kes on alati valmis ühenduma. Ja kui oled valmis, siis kogume kogu selle energia, mida me siin tundsime, oma käte vahel. Energiasambaks enda pea kohale. Võta oma aeg. Kõik see energia, kogume selle enda pea kohale energiasambaks. Ja välja hingates joondame ennast sellega, laseme selle endasse ankurduda. Laseme sellele saada iseenda energiaks. Aitäh. Ja mis nüüd veel on võimalik, mis enne ei ole võimalik olnud. Aitäh, et tulid, aitäh, et oled. Aitäh, et lood, aitäh, et valid. Aitäh, et valid muuta oma uskumusi. Aitäh, et valid küsitleda oma uskumusi. Aitäh, et valid jõuda oma juuruskumusteni.